Tere! Te vaatate saadet Koolitaja kolmapäev. See on selle saatesarja 8. osa. Mina olen saatejuht Kaidi ja tervitan teid siin meie Vanalinna maja stuudios. Täna saates. Kas Rahvaülikooli õppeköögis kummitab? Kuidas lastele kodus kokkamist õpetada? Teeme Rahvaülikooli ampsu, mida on hea ja kiire kodus valmistada. Saate eesmärk on avastada koos elukestva õppe võimalusi, tutvustada põnevaid koolitajaid ja julgustada sind proovima midagi uut. Korra kuus toomegi teieni vestluse Tallinna Rahvaülikooli koolitajaga, kes jagab meiega oma teadmisi ja kogemusi. Õige pea ongi ta siin juba stuudios ja saate teises pooles viime läbi ühe põneva katse. On üks asi, mis ühendab kõiki Eesti generatsioone ja selleks on toit. Tänase saate teema on kokandus. Kes leiab siit stuudiost ülesse kokandusikooni? Mesimagus, muidugi kokandusvaldkond. Ja see on muideks ka kõige populaarsem koolitusvaldkond. Tänase saate külaline on Rahvaülikooli kokandusõpetaja. Ta on nii lapsi kui ka täiskasvanuid õpetanud meie koolis juba 11 aastat ja 2021. aastal valiti ta meie kooli aasta koolitajaks. Tema kirg ja hoog ei ole siiani raugenud ja suur rõõm on tervitada meie stuudios Tallinna Rahvaülikooli kokandusõpetajat. Tere tulemast, Erika Ossaar! Tere! Enne kui me lähme kokanduse teemasse, me peame korraks vaatama tagasi eelmisesse saatesse, sest meie eelmine külaline Jaak Juske jättis sulle küsimuse, Erika. Kuulan põnevusega. Ja ma annan sulle väikse abivahendi. Meil on niisugune filmimaailma klapptahvel. Kui sa selle kinni klõpsad, siis sa kuuledki Jaagu küsimust sulle. Väga põnev. Ja, palun. Nii. Kas sul on olnud kokkupuude mõne kummituse, vaimu või kodukäijaga? Räägi meile oma lugu. Mul muidugi ei ole nii palju kokkupuudet kummitustega kui Jaagul, aga kui käia Jaagu nende ajaloolistel retketel, siis hakkad uskuma nendesse. Ja mina täitsa usun, et Estonia puiestel on toimetamas majahaldjas. Ta on mind päris hästi vastu võtnud ja ma arvan, et on võtnud ka hästi ka teisi koolitajaid. Ja eks ta ikkagi aeg-ajalt trikitab seal meiega. Koolituse ajal vaatad, et mingi asi on ära kadunud. Ja sa tead, et sa oled selle välja võtnud, et on ära kadunud. Ja teate, mis see on? Käärid. Okay. Kogu aeg on need käärid kadunud. Ja ise ma tean, et ma olen nad välja võtnud. Ei ole. Ja otsid ja vaatad ja kui ütled kõva häälega, et jälle on käärid kadunud, käärid ilmuvad kohe välja. Nii et Estonia puiestel on kindlasti majahaldjas toimetamas. Väga põnev. Jaagule see väga meeldiks, sest me otsisime eelmises saates sealt Estoniast ka kummitusi, aga vaat õppeköögis me ei käinud. Õnneks me lähme sinna küll täna. Ja, vaatame, kas täna majahaldjas trikitab meiega. Me oleme saanud ka väga palju head tagasisidet just eelmise aasta sinu kursustelt ja ma loeksin ühe ette meie saate vaatajatele. Siis nad saavad teada, mida neil oodata on Erika kursustelt. Ja siin on siis kokandusõpilase tagasiside. Koolitus ja koolitaja olid väga head. Kui laupäeva hommikul ärgates tekkis küsimus, miks ma küll registreerusin nii varajasele koolitusele, siis pärast koolitust oli ütlemata hea meel, et ma osalesin. Koolitajal jagus tähelepanu kõigile, saime väga kasulikke nõuandeid. Sul oli siis mingi hommikune kursus, jah? Ja ma muidugi väga tänan sellise toreda tagasiside eest, et me teeme laupäeviti tõesti nii lastele kui täiskasvanutele koolitusi. Ja me teeme ka argipäeval, aga mõtlesime, et osad võib-olla ei saa tulla argipäeval, et on väsinud.
ja siis mõtlesimegi, et laupäev on väga hea alustada sellise koolitusega ja vahest on üllatused, mõni on tulnud ka väljapool Tallinnat, isegi Tartust ja Haapsalust ja see on väga tore. Just, nii et hommik võib küll raskelt alata, aga hiljem ei kahetse keegi. Ja muidugi on ka kokandus kõige populaarsem valdkond. See on juba meil siin kõigil väga selgeks saanud. Aga kui rääkida sinu kursustest, siis kuidas sa üldse tead, et mida eestlane köögis tahab õppida või valmistada? Kuidas sa neid teemasid valid? Kas sa on juba välja kujunud, et sa enam-vähem tead, mis on popid ja lähevad või ikka natukene riskid ja katsetad midagi uut ka? No ütleme niimoodi, et nii eestlane kui muust rahvusest inimene, kes tuleb kokkama, on väga uudishimulik ja väga õppimisaldis. Söögi tegemine on ju väga vajalik oskus elus. Ja muidugi ma jälgin, mis tuuled puhuvad meil seal toidumaailmas. Ja alati koolitusel ma uurin ka, mida soovitakse õppida. Aga loomulikult see teema peab mind ka käima tõmbama, et see peab olema mulle ka pakkuma huvi. Ja sellega on päris keeruline, näiteks, et novembris mõtled talve ja kevade hooaja koolitusi, siis ka päris palju lappad, kas raamatuid, sest mulle väga meeldib raamatutes vaadata retsepte. Ja siis need asjad peavad kokku sobima. Et kui ma need asjad kokku panen, siis ma tunnetan, et kas see läheb muusika mängima. Ja siis ma juba kujutan ette, et kuidas see koolituseks välja nägema. Kui ma tunnetan, et kõik hakkab helisema imeline muusika, siis läheb see koolitus minu jaoks lukku. Õige tunne peab olla. Jaa, see peab olema õige tunne, jah. Väga vahva. Sinu koolituste juht Merik ütles mulle, et üks vaieldamatult kõige populaarsemaid ja korduvaid kursuseid on olnud Macroni kursus. Mis sa arvad, miks see nii popiks on kujunenud? Vaata, Macron on selline imeline väike maiustus. Ta on ju pilku püüdev, meelitab sind oma välimusega. Ja kui sa oled tema võrku sattunud, siis ta üllatab sind oma maitsega. Ja siin ei ole midagi parata, ta on ju päris kallis maius ja paljud tahavad seda ise osata teha. Ja osad, kui tulevad koolitusele, ütlevad, et ma olen kodus proovinud ja mul ei ole välja tulnud. Mina alati lohutan, et ei ole midagi hullu, et me saame hakkama sellega, et me õpime selgeks selle ja alati ma ütlen, et kui ei tule Macron välja, siis tuleb teile imeliselt hea mandliküpsis. Ja, aga üldiselt on, nagu ma olen aru saanud, et on ikkagi nad kodus pärast õnnestunud. Aprillis on sul tulemas üks täiesti teist laadi kursus. Köögis koos lastega, makaronisalat ja plaadikook. Sa oled lapsi ka varem köögis juhendanud. Kas sa äkki kirjeldaksid meile, et mis on see erinevus, kui sinuga köögis toimetavad siis kas lapsed või täiskasvanud? Kuidas sa seda oled kogenud? Lastega muidugi peab olema väga mänguline. Koolitus peab olema lühem, et nendele ei hakkaks igav. Ja peabki mõtlema mingi mängu. Näiteks viimane kord mul oligi laupäeval, siis me lastega mängisime restorani. Ja ma ütlen ausalt, et kui ma lähen koolitusele, ma mitte kunagi ei tea, kuidas see koolitus hakkab välja kujunema. Ma tean, et peavad olema need toiduained, me teeme neid asju ja niimoodi me peaksime tegema ja lõpptulemus peab ju see kõik valmis saama. Ja kui tulid lapsed, siis mul oli vanus 6–9 ja emad olid ka kaasas, lapsed koos emadega, et emad on tugiisikud ja lapsed vaatan, et on erinevad vanused, erinevad oskused. Ja järsku ütleb üks laps, et ma ütlen, me hakkame tegema ja laps ütleb menüü. Ja mul tuli mõte, et vau, menüü. Me mängime lapsed täna teiega restorani. Nad ütlesid, et restorani ja me oleme kõik käinud restoranis. Ja siis me ütlesime, et aga algusest olete kokad. Teie ees on menüü, meil on praegu saalis väga nõudlikud kliendid. Nemad soovivad neid roogasi ja me peame neid valmis saama. Ja lapsed mõtlesid siis välja ka restorani nime. Restorani nimi oli Kuulus pasta. Kuulus pasta? Jaa, sest meil oli pasta pada hakklihaga. Ja siis nad muutusid elavamaks ja neid väga huvitas. Pärast nad katsid laua ja siis kui me sõime, siis nad olid need kuulsad kliendid, kes siis maitsesid nende valmistatud toitu. Ja kuna lapsed on ju alles ju selle teekonna alguses, nende jaoks on ju kõik uus. Sa pead rääkima A-st-B-st, pöörama tähelepanu köögis ohutusele, eks? Ja peab ka vaatama, et kui sa oled ka mänguline, et nad väga ülemeelikuks ei läheks vaata. Nii et siiamaani on õnnestunud, et viimane kord lapsed isegi jagasid omavahel telefoninumbreid. Nii armas. Ja. Aga äkki sul on mingisugune soovitus
emadele ja isadele kodusse, et tihti koduköögis tuleb ju ka laps, tahab kaasa lüüa, vahest ma kutsun teda ja siis ma kahetsen peale seda, et sul peab hästi külm närv olema, sest et kui jahu segatakse, siis on jahu igal pool, et kas sul on nagu just selles mõttes äkki mingi soovitus, kuidas vanemad köögikatsetustega lastega kergemini hakkama saaks? See ongi niimoodi, et kui sa teda kutsud ja kui tal on väga niisugune huvi, et ma tahan tulla, siis omast kogemusest võin öelda, et laste jahu lendab, sest siis tal tekib huvi, tal tekib julgus, aga muidugi me tahaksime, et kõik saaks kiiresti tehtud ja oleks puhas ja mul oleks kergem. Ja sellega me nagu lükkame lapsed eemale sellest köögist ja siis, kui me mõtleme, et ta nüüd võiks teha, siis tal enam ei ole huvi. Et pigem siis ise ka kodus olla selline mänguline, ta niikuinii võib-olla lõpuni ei tee seda asja, aga tal jääb meelde, et oli tore alati ema, isa, vanaemaga seda teha. Ja siis on ta väga hea kokkajaga edaspidi. Või siis mängida kodurestorani. Ja või mängida kodurestorani, ja. Väga hea. Aitäh selle vestluse eest, Eerika. Aga mis on kokandussaade ilma toidu tegemiseta? Me suundume nüüd Eerikaga meie kaunisse õppekööki ja minust saab kokandusõpilane ja Eerikast minu koolitaja. Lähme ja teeme süüa. Ja voilà! Oleme hüpanud Vannalinna majast Estonia majasse, meie kaunis õppeköögis, mis sinule vist on justkui nagu teine kodu, ma kujutan, et sa leiad pimesilmi kõik asjad igalt poolt kiiresti üles, on nii? Olen küll nõus sinuga tõesti. Tean täpselt, kus mis siin asub ja võib öelda, et tõesti teine kodu. Ja, väga vahva. Räägi meile, mis minu kursusel menüüs on? Meie täna valmistame kiired lehtaigna ampsud. Sinna läheb meil peale pirnid, sinihalitusjuust, pähklid ja hästi kiiresti saab see amps valmis. Ja kuna õues on hästi jahe, siis me valmistame astelpaju ingeverit. Mulle see tee mõtet tohutult meeldis, kui sa selle alguses välja käisid, sest hästi tihti on inimesed harjunud ikkagi teed ostma poest, aga see, et teha seda kodus ja külmal ajal, et see on nagu praegu minu meelest väga vajalik kõigile, nii et pange kõrva taha. Ja ühe asja teeks siiski ennem ära, kui me päriselt noad kätte võtame. Sa rääkisid sellest köögihaldjast. Tahan teada, kas ta täna käib siit saatest läbi või mitte. No vaatame. Paneks selle kuhugi paate välja. Panen selle siia. Vaatame, kas ta on saate lõpuni ka siin. No teeme nii. Ja, okei. Mina olin siis nii usin, et käisin juba poes ära ja ostsin lehtaigna. Võtsime need lehtaigna plaadid välja. Nad on juba siin, ma olen 15 minutiga juba sulanud. Päris pehme on, jah? Päris pehme. Et ise me hakka lehtainast tegema, lähme kergema vastupanu teed. Ja meil on vaja siis terava noaga lehtaigna ruudule teha raamid lõigata. Siis me lõikame mitte läbi täiesti. Teeme nagu pildiraami meie oma koogile. Okei. Et siis, kus meil on see lõike koht, siis meil see serv kerkib. Nii, siin on nuga. Okei. Ja mina lõikan teisel pool. Seda ma poleks küll oodanud, et ma hakkan joonistama siia peale, nii loominguline. Ja see on praktiliselt meil väga vajalik, eks ju? See on vajalik, siis meil jääb ilusti kook ääred kerkivad. Ja jääb väga ilus. Lihtsalt libistame siit üle, eks ju? Jah. Sul juba valmis, jah? Mul on valmis. Sul on 2 tükki, on, jah? Jaa, sul on 3. Okei. Sa oled väga tubli. Tuleb päris hästi välja. Nii, ruudukesed on valmis. Ruudukesed on valmis ja nüüd siis, nagu ma ütlesin, et sinna lähevad pirnid. Pirnidest ma juba võtsin südamikud välja ja lõikame siis sellised viilud. Nii et viilutame. Aga siit saab kiudainet kätte, nii et Jaa. see on hea. See pirukas ongi väga hea, et siin saavad kokku nii magus kui soolane. Soolasust annab meil sinihalitusjuust ja sellise pikantse maitse ka annab see sinihalitusjuust. Ja nüüd meil oleks vaja, vaata, kus sa nüüd meil lõikasid noaga. Meil oleks vaja need ääred pintseldada ära munakollasega. Mul just munakollane jäi, nagu me rääkisime, et makroonid on väga populaarsed. Mul oli eile makrooni koolitus ja munakollast on päris palju. Aitäh. Mul ka tunne, et ma see on tõeline lõuend siin, et ma tõmban triipe ja värvin. Ja, no vaata, Rahvaülikoolis on nii palju erinevaid koolitusi. Just. Et meil saab ju tõesti õppida ju maalimist ja erinevat tikkimist ja õmblemist.
aga kokandus on üks nendest valdkondadest, kus on nagu ilus kombinatsioon sellest loovusest ja täppisteadusest, on ju, et Täpselt. et kõik väga vabaks ka kõike ei saa anda, on ju, sest muidu läheb untsu. No ütleme niimoodi, makroonide puhul ei saa vabaks anda, aga mingite muud asjadega ikka saab. Jaa. Sul väga hästi välja, tundub, et sul oli kunstitund, oli üks lemmiktund vist kooli ajal. Ja sellest piisab. Ja nüüd siis asetame siia pirnid. Nii et niimoodi me laome need pirniviilud siia peale. Täidame need. Täidame ära. Pirn annab siin ju magusust, mahlasust meie ruudukestele, aga sina võid juba hakata sinihalitusjuustuga tegelema. Ja. Et see on sinihalitusjuust. Need on vaja nüüd lihtsalt väikesteks tükkideks lõigata või murendada, nii et me põhimõtteliselt näppudega vist isegi parem teeme sellised viilud, et niimoodi jagame nad väikesed tükid siis neile Pirni peale, eks ju? Pirni peale, jah. Kas sa valisid sellise mingi konkreetse sinihalitusjuustu või sisuliselt sobib iga sinihalitusjuust? Ma arvan, et sobib iga sinihalitusjuust. Mina täna vaatasin, et see on väga soodne. Okay. Erika, kas sinu kursustel on ka ikkagi selline traditsiooniline lõpetus, et kui toit on valmis, siis te istute maha ja naudite kõike seda, mis te olete just valmis saa, eks ju? Et on eraldi söögiaeg ka? Loomulikult sellepärast, et see toit ju maitseb ju kõige paremini kohe, kui on ta valminud. Loomulikult istume lauda, sööme, muljetame ja alguses on vaikus, sest kõigil on kõht tühi. Ja siis inimesed jagavad oma muljeid ja siis üldse koolituse käigus ka tihtipeale inimesed räägivad oma retsepte, et see on nagu väga tore. Ma just mõtlesin, et kas sa oled ka neilt midagi õppinud selle? Kindlasti, sest on mingeid ju nippe, keegi ütleb, vaata, ma teen niimoodi ja siis on väga tore, kui need niimoodi jagatakse ja tubli. Siia peale lähevad meil pähklid, ükskõik missugused, aga meil on täna India pähklid. Nad on sellised hästi mõnusad kreemised pärast jäävad ja India pähklid ei ole nii allergilised, sest Kreeka pähkel on väga allergiline ja vaata kunagi ka ei tea, mis sobib inimestele. Ja, et vaba käega lihtsalt hakime. Vaba käega, jah. Muidugi võib uhmris ka neid. Aga me ei hakanud uhmrit otsima. Meil on muidu täitsa olemas uhmer. Nüüd on niimoodi, et lihtsalt puistame need pähklid siis meie ruutudele. Ja, hästi. Ka jälle vaba käega, nagu vaba haridus on ju. Ja, kõik käib vabalt. Siis meil vaja, siin on mul kuivatatud tüümen ja nüüd me lihtsalt võtame ja raputame siia niimoodi kuivatatud tüümenid peale. See ruusutage hästi lõhnab. Võta kohe niimoodi. Ossa jummel. Ja kui tüümenit ei ole, siis võib panna ka näiteks pitsamaitsainet või basiilikut, see ka väga hästi. Itaalia ürti on ju põhimõtteliselt. Ja, see hästi neile sobib see. No näed, Kaidi, meil on valmis. See näeb nii ilus ja siuke kohe välja. Ja nüüd on siis meil valmis ja 180 kraadi on meil ahi juba kuum. Kas sa tahad mulle öelda, et neid ääri me ei keera kuhugi? Ei. See jääbki nii, jah? Nii, ja nüüd ahju. Nüüd ahju. Paneme mõlemad. Kuhu ma panen? Siia umbes, jah? Täpselt. Väga hea. Jah, 20 minutit, 200 kraadi. Et me jagame seda ka kõikide saate vaatajatega. See on meil siis sinihalitusjuustu pirni ruudud, aga annaks talle mingi lühema nime. Annaks talle nimeks Rahva Ülikooli Amps. Sobib. Jah. Plaat on meil ahjus, küpseb ja nüüd alustame teega. Ja, et ei oleks igav oodata, kuni need koogid meil ahjus on. Siis me teeme siis tõesti teed. Meil on astelpaju. Käisin poes, ostsin külmutatud astelpaju, kellel on juba olemas, väga tore. Ja nüüd on meil vaja astelpajukule kott lahti teha. Kaidi, vaata, meil ei ole kääre. Ma ju räägin, et on ajahaldes meil siin. Saate algusest nad olid seal? Olid. Sina panid ju. No võt, nii et ikkagi Estonia puiestel tegutseb majahaldjas. Ma tahan väga näha, kes saate lõpuks ilmuvad tagasi, see on veits creepy.
ei ole, ära kardad. Ta võtab meid hästi vastu. No nii, said lahti, väga hea. Sain lahti. Nii astelpaju. Meie võtame sügavkülmas astelpaju, paneme nüüd siia blenderisse. Ja see on ju C-vitamiini pomm, eks ju? See on C-vitamiini pomm ja mõelda, et see on päikse käes ilusti küpsenud. Ja siis on nad ära külmutatud. Noh, mõned kardavad, ütlevad, et kui ära külmutatakse, siis kõik kasulik on kadunud, aga nii ta ei ole. Sest käib kiire külmutus ja kõik kasulik jääb sinna marjadesse. Ma panen praegu ohtralt siia marju selle jaoks, et ma näitan sulle ühe nipi. Et vaata, kui on kiire, ja siis sa mõtled, teeks astelpaju nagu teed, aga siis on vaja kõik hakata asju nagu ette valmistada. Siis mõtled, ma võtan selle teepaki, saab kiiremini. Et meie teeme sellest praegu purustame ära, meil tekib selline mass ja siis me külmutame nad kreppkottides, teeme nagu niisugused kuubikud. Siis on hästi mugav neid kohe teed valmistada. Okei. Nii et nagu järgmisteks kordadeks valmis ja okei, nutikas. Nüüd siis vajutad selle nupu. Turboga teeme, jah? Turboga nüüd natukene müriseb, aga köögis ei saa ilma selleta. 3, 2, 1. Ja nüüd ta jäi seisma. Nüüd on valmis, vaata, nüüd on selline pudru. Ilus pasta nagu ja. Niisugune täiesti jäetunud pudru. Ja milline ideaalne koostisosa praeguseks gripihooajaks on ju, et ennast turgutada sellega. Jaa, see nuusutab, kui hea lõhn on. Minu meelest, kui seda nuusutad, siis kohe, vaata, me rääkisime lõhnadest, on ju. Ja, et lähed nagu suvesse ära. Suvesse või sügisesse on ju täiesti ja vaata, missugune päike. Imeline. Näe, vaata, missugune selline nagu lumi. Ja. Näed, nüüd lao kõik siia sisse. Hästi. Ja seda siis jätkub mitmeks nädalaks, on ju nii? Sõltub, kui palju juuad. Jah, sõltub jah, kui palju jood. Aga neid ju võib ju kohe ju teha mitu pakki valmis. Ja siis paned sügavkülma. Sügavkülma võlu on selles. Ja mulle meeldib väga palju asju sügavkülma toppida. Et teed valmis, külmutad ära ja siis kui on hästi kiire, siis on hea sealt välja võtta, see on tõesti nagu võlukapsul seal. No nii, ja näed, nüüd on niimoodi, et me paneme selle kreppkoti kinni ja võt hea on, kui on niisugune väike kreppkott. Ja nüüd jagame selle massi niimoodi siin laiali. Näed, nüüd on niisugune meil pakikene valmis. Ja siis noaga teed sellised et siis ruudud. Ja siin on siis näidis, eks ju? Näed, siin on selline näidis, vaata, et siin on nad kuubikud, nendest me siis täna teeme teed. Ühe korra teed ära ja siis väga palju saad nautida seda. Et me paneme nad praegu sügavkülma, sest meil on vaja veel mõningad ettevalmistused teha. Sinna läheb ingver, tahangi sulle näidata ühte nippi, kuidas ingverit puhastada. Lusikaga. Vaata, niimoodi hakkad kraapima. Seda panen küll esmakordselt. No siin võtame noaga ära selle koha. Kõvad kohad, jah. Aga siin näed, me saame ilusti nad kõike niimoodi ära koorida. Proovi. Minul on juba see nipp selge, sa proovi ka. Lusikas peab olema terava niisuguse otsaga, vaata. Ja. Et kui meil on ingver ära puhastatud, siis võib ingverit ära lõigata viiludeks või ükskõik siibideks ja ära külmutada. Samamoodi, jah. Samamoodi, siis on sul hästi mugav sügavkülmast võtta ingver puhastatuna ja panna tee sisse. No kuidas on siis lusikaga puhastada? See on päris lahe, et sa peadki tunnetama, et tegelikult ei ole palju jõudu vaja. Ei ole. Ja tuleb lahti lihtsalt. Ja tee sisse me lõikame praegu sellised. Sellest meil piisab. Lõika see ots ära. Super, me võime võtta need teekannu. Nii, ja paneme otse siia. Ja sa keedad siin sees. Jaa. Kas oled kunagi apelsini koorinud? No ja vana kooli moodi noaga, aga Erika, sul on juba kaval pilk, et sealt tuleb mingi uus meetod. Näe, võta, ei ongi ahju või see kartuli koorija. Koorime nagu kartulit. Ja niimoodi, see on hästi terav, vaata ära väga kõvasti vajuta, siis tuleb mõnusalt see apelsini koor ära ja siis vaata valge osa annab mõrke maitse meie. Ehk siis me tahame ainult kollast seda osa, jah? Oranži osa nii-öelda. Ja siin on jälle nipp apelsini koori, võib jälle külmutada. Jälle kreppkotti meil nii palju on vaja, aga
me pidime harjutama. Harjutamine teeb meistriks. Ja nüüd kannu, jah? Kannu. Väga hea. Ja need lähevad meil sügavkülma. Ja näed, nüüd saab niisugused mõnusad ruudukesed panna. See näeb juba lihtsalt nii ilus välja, isegi ilma selle veeta. Aga veel kõik oleks eriliselt hea, siis siia läheb ka natukene kurkumit. See kurkum annab veel natukene juumet meie teele ja pehmendab kõik neid hapusust, tekitab nagu selline kerge magusus sellest loomulikult. Nii et siia Tegelikult ei ole ka vürtsikas ainult, on lihtsalt süka omapärase maitsega. Et kurkumiga peab olema ettevaatlik, ta on hästi hea värvaine. Värvaine, jah. Ja paneme tee keema. Okay. Mulle meeldib, et sa otse kõik asjad paned sinna, et sa ei pane enda seda nagu kuhugi potti, sa ei vii seda sinna pliidi peale, vaid kohe tee keet ja keedan valmis. Täpselt. Ja kallad. Ja vahepeal ongi meie ampsud juba ahjus valmis saanud. Rääkisime lastest, siis lastele peab kõike ju selgitama, et vajakindad ja ahju ukse peab ettevaatlikult lahti tegema. Rased auru välja, on ju. Ja mida pirukad. No äge. Ja see on paisunud selle lehtainega nii ilus. Ja karamelliseerunud. Ja. Pähklid on veidi pruunis ka jume võtnud ja issand. Niristame siia ka vett. See on nagu minu meelest see i-täpp juba, et me nii tahame, et see oleks tervislik ja toitev. Ma juba tean, mis maitse siin on. Ja vaata, mett peab ju panema siis, kui on juba lõppviimistlust, et ta mett ei tohi väga kuumutada. Just. Rahvaülikooli ampsule teeme Eerikaga juurde värske salati, kurgi ja paprikaga. Ja ongi aeg valminud toidud serveerida. Siis lõikad 3 või veel väiksemateks lõikudeks. Ma arvan, et seda saadet on meie vaatajatel kodust väga raske vaadata. Paljud tahaksid köögis praegu olla. Aga ma arvan, et lähevad siis kas poodi või vaatavad, mis teil sügavkülmas on. Ja võid vaatavad sinu kokanduskursuste nimekirja. Jah. Sest see on väga lihtne versioon sellest veel, mis sul veel on. Ja, no üldiselt võib öelda, et meil on kokanduses väga palju erinevaid koolitajaid, kõikidel on erinev käekiri. Nii et iga ühe käes saab midagi väga põnevat õppida. Kohe on kõik valmis, meil on veel puudu tee, eks ju? Jaa. Eerika, kas uusud mind? Käärid. No ma ütlesin ju, et majahaldjas toimetab. Käärid on tagasi. Ja no nii, ma rohkem seda teemat ei kommenteeri, see jääb meil nüüd eelmisesse saatesse, aga keegi siin toimetab lisaks meile. Jah. Nii, ja siis meie kalla. Meie super tee. Nagu päike. Ja kuldkollane. Nagu kuum smuuti, ma ütleksin selline. Tänase saate lõpuks on meil siis valmis tehtud 3 nii-öelda rooga. Meil on siis supertee, mida ma nimetan lihtsalt gripivastaseks teeks. Meil on hästi lihtne kerge salat, eks ju. Ja siin on siis meie Rahvaülikooli amps, lehtaignal, pirni, sinihallitusjuustu ja pähkli pirukas. Täpselt, väga õige. Ja suur aitäh, et sa mulle selle kõik ära õpetasid ja aitäh, et sa neid kursuseid teed ja loodame, et see läheb sama ägedalt edasi, nagu siiamaani on see olnud. Ma loodan ka, nii et armsad sõbrad, tulge meile külla. Kohtumiseni. Mina olen täna juba Eerikat korduvalt küsitlenud, aga peatselt kaameraväliselt annan ma selle küsija rolli Eerikale üle ja tema saab salvestada oma küsimuse meie saate järgmisele külalisele. Kes see külaline on ja mida Eerika temalt küsib, saate teie head vaatajad teada juba järgmises saates Koolitaja kolmapäev. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni märtsikuus! Kuskil oli nägemiseni ka. Tänu ja lõpusõnu on nii palju. Ma ei tea, kas ma juba ütlesin või ma ei öelnud või. Okei, ma arvan, et see oli isegi kui ei ole nägemist.